Tere armsad kuulajad ja vaatajad, mina olen Kristiina Metsala. Ja mina olen Naatan Metsala. Ja see on meie podcast Vaheajam, kus me räägime kristlikust elust, usust, jumalast, meie kogemusest usueluga ja kõigest sellest. Täpselt nii. Ja tänases osas, meil on siuke põnev teema. Aga enne veel, Nati, ma küsin su käest, et kuidas meil läinud on? Meil on läinud päris põnevalt. Esimeseks ja kõige võib-olla ilmselgemaks, mida mina adresseeriks, on see, et jälle me oleme uues kohas. Midagi on teistmoodi, vaata kui naljakas on ju. Ja see on sellepärast, et tegelikult me oleme ikka enda kodus. Et siin midagi ei muutunud, aga meil on nüüd ilus oma kodustuudio nurgake. Mille me lõpuks saame valmis. Nii et tänu Jeesusele selle eest ja meil on rõõm olla siin. Me saame kvaliteetsemalt teha, tunda ennast ise natuke mugavamalt ja võib-olla ägedama taustaga panna niimoodi taha, et see on nagu päris lahe. Et loodame, et teile ka väga meeldib. Aga siis meil oli ju kanalil midagi veel ägedat. Nii et kas sa räägiksid, mida meil veel juhtus? Üks ülistusosa tuli vahepeale. Äkki sa kommenteerid? Jaa, ma võin. Tegime tõesti ühe ülistusosa. See oli ajendatud tegelikult. Ma loodame, et see oli hea esiteks. Me loodame, et teile meeldis, sest meile küll väga meeldis. See oli väga äge teha. Aga see oli ajendatud sellest, et me oleme nii palju ülistust tegelikult koos teinud ja meile meeldib koos ülistada ja me oleme nii nagu oma suhte alguses saati tegelikult ülistust koos teinud väga palju ja muusikat kirjutanud ja nii edasi ja me tahtsime nagu seda jagada. Ja me tundsime, et me oleme teenistustel seda teinud, et me tahaks seda tegelikult kanalile ka mingis formaadis panna. Ja me siis ka seda tegime. Aga millest me täna räägime siis, Kailis? Tänane osa on meil mehelikkusest ja kuna sina ja ma ütleks ka, et minu vanaisa olete kaks sellist väga suurt mehelikkuse ja piibelliku mehe eeskuju olnud minu elus ka ja kuidagi nagu väga hästi väljendada seda, et kes on tegelikult see kristlasest mees, milline on see tervislik mees, see mees, kes oskab olla selles juhi positsioonis, nii nagu Jeesus oli, mis ei olnud võimupositsioon, vaid oli armastuse positsioon ja sellises teenivas positsioonis ja kuidagi hästi olete nagu tabanud seda, et mida tähendab mehelik mees, kristlane mees, piibellik mees ja ma mõtlesingi, et täna teeks natukene teistmoodi seda osa, et teeks üks intervjuu stiilis, et sina oled täna minu külaline ja ma intervjueerin sind, et kuidas olla see kristlasest mees, mehelik mees, piibellik mees. No sobib, kõlab väga põnevalt, proovime vaata, mis saame. Aga tegelikult mul on mingisugused märkmed ka juba olemas, ma teadsin, et see tuleb. Ja ma alustakski kohe sellest, et kes on see piibellik mees? Väga hea küsimus, ma armastan seda, et mulle väga meeldib see, et sa alustasid oma teksti tegelikult oma vanaisaga ja rääkisid oma vanaisast sellepärast, et minu jaoks ka sinu vanaisa on üks olulisemaid või selliseid mehelikumaid mehe eeskujusid üldse ja seda oli oma nagu kuidagi olemuse poolest, et ta on niivõrd positiivne mees, ta on niivõrd jumala vaimu täis ja ta on nagu siiralt alandlik, ta võtab tõesti sellise teeniva hoiaku teiste suhtes ja ta hoiab nagu ma ei oska öelda, temas on mingisugune nii tugev mehelikkuse kvaliteet, et ma ise vaatan teda ka kui eeskuju. Mul on isegi lugu tegelikult selle kohta ka. Ma mäletan, kui me olime jõulude ajal, me pidime läbi käima 3 erinevat jõulupidu. Ja me olime 2 pidu ära käinud ja me ei olnud veel siis, et me ei olnud veel lapsevanemad, aga me olime juba abielus. Ja nagu sa kujutad ette, et isegi noortele 3 järjest nagu jõulupidu on nagu väga palju, sest see on nagu mitu erinevat seltskonda, mitu erinevat sama vestlust, mitte kõike on ju. Ja sõitmine vahepeal ja kõik sellised asjad. Nii et siis me läksime sinna ja viimaseks me pidime su vanavanemate juurde minema, et kui me sinna jõudsime, ma olin pehmelt öeldes kapsas on ju. Ma ei jaksanud mitte kellegagi suhelda, mitte midagi teha, ma reaalselt tundsin, et ma olen nagu vaimselt väsinud lihtsalt täiesti. Ja hästi keeruline aasta oli ka olnud kuidagi just nagu vaimulikult, nii et siis sellepärast oli ka siuke raske oli olla veits. Ja ma istusin, su vanaisa istus mu kõrvale, kõige parem on see, et tema räägib ainult vene keelt ja mina räägin ainult eesti keelt, või inglise keelt ka, aga mina vene keelt nii hästi ei valda. Nii et siis ta lihtsalt istus mu kõrvale ja naeratas. Ja ma tundsin füüsiliselt, kuidas nagu jumala vaim nagu tõmbab mu vaimu niimoodi tagasi seisma. Lihtsalt sellepärast, et see mees, kes on täis jumala vaimu, istus mu kõrvale. Ja ma olin täiesti nagu mingi, vau, ma tahan seda. Nii et siis sealt oli nagu väga selge edasiminek ja et ta on väga palju olulisi asju teinud elus ja olnud oma perele nii vaimselt kui vaimulikult, kui mehena, kui perepeana, kui isana, kui abikaasana toeks ja juhiks, et tõeline eeskuju meest. Aga
piibel räägib ka mehelikkusest teatud sükste karakterite ja nagu karakteriomaduste näitel. Ja need ei ole, meil ei ole kuskil piiblis kirjas, et õige mees on ja siis tuleb nimekiri, on ju, aga meil on palju lugusid, mille käigus me nagu ilmutavad ennast teatud omadused, mis kokku moodustavad minu arust sellise mehe, mis on Jumalale meelepärane inimene. Ja ma esimese asjana ma räägiksin sellisest loost Joosua 22. peatükis. Ja ma ei loe seda tervet lugu ette. Ma julgustan kõik kodus, kindlasti lugege, võtke piibel, lugege, see ei ole pikk, aga see on väga hea lugu. Ja see kontekst on see, et Joosua ja Iisraeli suguharud 12 tükki olid läinud siis tõotatud maale, ehk siis tänapäeva Iisraeli, ja nad olid ära vallutanud selle maa endale tagasi. Ja 9 suguharu jäid siis ühele poole Jordani jõge elama ja rajas nende maad ja maade jaotus läks niipidi. Ja siis 3 nendest pidi minema teisele poole Jordani jõge, sest et lihtsalt ruumi ei olnud. Ja nende maad lihtsalt läksid nagu sinna poole ja see oli kõik okei. Ja teisele poole jõge läksid siis ruubenlased, gaadlased ja Manasse suguharu. Ja mõne aja pärast, ühesõnaga, mitmeid aastaid nad siis ehitasid üles neid altareid ja mitmeid aastaid nad siis ehitasid üles enda lihtsalt ühiskonda. Iga suguharu oma nii-öelda maad harisid ja ehitasid maju ja nii edasi ja perekondi. Ja mingil hetkel need 9 märkasid, et need 3 teisel pool jõge olid ehitanud altarid jõe äärde. Ja need tundusid nagu kahtlased altarid. Nii et nad võtsid kõik 9 suguharu oma armeed kokku, ütlesid, et kuulge, et kui need 3 suguharu on nüüd reetnud meie ühise Jumala, siis see tegelikult tähendab hukatust meile kõigile, sest et Jumal parandab siis meie kõigiga. Nii et me lähme nüüd üle jõe armeedega ja kui vaja, me tapame nad ära. Ja säästame mingisugused võib-olla naised, lapsed, et siis nad saavad uuesti alustada paremini teha, aga üldiselt sellise nagu tava, mis tollel ajal tehti, kui niimoodi hüljati. Et siis tähendas hukatus suguharule. Ja nad läksidki üle jõe ja siis said kokku nende 3 suguharuga, küsisid ennast, et kuulge, et mis altarid need siin on. Ja et kas need on ebajumala omad, kas te olete Jumala hüljanud, et kas me nüüd tapame teid ära. Konkreetselt niimoodi küsisid. Ja siis need 3 viskasid käe kõhku, ütlesid kindlasti mitte. Ütlesid, et Jumal ise tapku ja löögu meid maha, kui me oleksime teda hüljanud. Et me kindlasti ei ole Jumalat hüljanud, need altarid ongi temale, meie kõige kõrgemale Jumalale mõeldud roa ohverdamise altarid, kus me käime ja ohverdame jõe ääres. Et me austame ja armastame oma Jumalat, seda sama Jumalat, kes meid siia tõi, kes on meie isand. Ja kui vastupidine oleks, siis me paluks, et me langeks rõõmugi teie mõõkade nagu ohvriks. Ja nüüd 9 suguharu kuulesid seda, ütlesid, halleluuja, panid kõik oma relvad maha ja pidasid pidu. Ja siis 12 suguharu pidutsesid ja tundsid rõõmu, et nad on kõik ühise Jumala lapsed. Ja nagu, see on väga naljaks lugu. Seepärast, et see pealtnäha ei anna midagi, ei too midagi liiga suurt juurde, siuke mingi mõttetu arusaamatus ja kõik, on ju. Tegelikult, kui sa natuke sügavamale mõtled, minu arust just täpselt selle asja sees tulevad välja mingisugused karakteristikad. Esiteks on see, et piibelik mees hoiab kinni esmalt Jumalast. Ta on alati Jumala keskne inimene, ta püsib Jumalas, ta järgib Jumala teid, Jumala mõtteviisi, Jumala südant ja ta otsib Jumala vaimu. Ja ta saab aru, et tal ei ole elu väljaspool Jumalat. Ja see on väga-väga oluline nagu teada ja oma sees kogeda ka, sest et maailm vahetevahel ütleb kogu aeg meile, maailm mitte vahetevahel, vaid maailm kogu aeg ütlebki meile, et näed, sinu elu mõte saaks olla siin või sinu rõõm saaks olla siin või kuskil niimoodi. Tegelikult see on alati ainult Jumala, see on vastus. Et ükskõik mida mingid muud asjad karjuvad meie eludesse. Teiseks on see, et õigel mehel on julgust. Ta ei karda tunnistada, kui ta eksib. Ta ei karda tunnistada ja ta ei karda minna ja õiglust majja luua või lüüa või korda luua kuskile. Täpselt nagu need 9 suguharu, kes olid nõus minema oma vendade vastu lihtsalt selle pärast, et nad said aru, et muidu see tähendab hukatus kõikidele. Nad ilmselgelt ju ei taha tappa oma vendasid, kes tahaks. Ja nemad ka ei tahtnud seda teha, aga nad olid valmis seda tegema lihtsalt selle pärast, et kõik jääksid ellu. Ja see on väga raske positsioon, mida võtta tegelikult. Aga nad olid nõus seda tegema. Samamoodi need 3, kes olid suguharul, kes olid vastas, nemad olid piisavalt julged, et tunnistada ja aru saada sellest, et nad on tõeliselt Jumala omad ja nad on nagu väärt surma, kui nad ei oleks Jumala omad. Ja nad istusid selles, kui me ei oleks Jumala omad päriselt ka, me anname alla ja tapke meid ära nagu. Ja see ei ole üldse lihtne asi, mida tegelikult niimoodi välja öelda või nagu kuidagi pidi nagu väljendada. Aga siis veel lisaks siia, ma tahaks lisada selle elemendid ka võib-olla mehelikkust, mis ma olen näinud, et on, mis ka piibel tegelikult kinnitab. Üks väga oluline asi, mida kehastas Taavet, oli süksed 2 märksõna nagu paindlik ja vastupidav.
väga hea mees ja piibellik mees on paindlik ja tugev ja vastupidav. Ja see tähendab seda, et elu on väga keeruline, kirju ja raske. Erinevate kohtade peal tuleb ette väga nõmedaid olukordi, kus sa pead hakkama saama. Ja mehed, kuna nad on juhid, nemad kannavad, nemad vastutavad ja nemad peamiselt ikkagi on süüdlased. Ehk siis tähendab vastutavad. Siis ja otsustavad ka. Siis see tähendab seda, et kui mingisuguse probleemi või murekoha tagajärjel nad kukuks kokku, siis sa ei ole vastupidev. Sa ei suuda silmitse selliste probleemidega ega ka raske eluga ega muude asjadega. Ja tihti kõige raskemate probleemide taga tegelikult seisnevad kõige suuremad õnnistused täpselt samamoodi. Aga see paindlikkus sinna juurde tähendab seda, et sa oled nõus hakkama saama ja sa oled valmis hakkama saama eri olukordadega, eri valdkondades. Sa saad hakkama oma pereelus, sa saad hakkama oma tööl, sa saad hakkama trenniga, sa saad hakkama kõikides üksteis nagu erinevates kohtades. Ja see vastupidavus täpselt samamoodi on, ja ma vaatan, et erinevate riikide eriväelased ja sõjaväed väärtustavad kõige rohkem inimesi ja mehi, kes on tegelikult just mitte füüsiliselt kõige tugevamad, vaid nad on vastupidavad oma mõttelaadi kui ka oma füüsise poolest. Eks nad lihtsalt ei anna alla. Ja see on väga-väga oluline mehelikkuse kvaliteet, et sa lihtsalt ei anna alla. Sina ei ole nõus viskama nii-öelda kotti nurka enne, kui on kõik asjad tehtud nii, nagu peab olema tehtud. Ja see on väga mehelik karakteristika ja Jumal väga hindab ka sellist drive'i ja minekut tegelikult. Seda on vaja mehele, sest sellega saab midagi teha siin maailmas. Sellega sa saad midagi nagu läbi suruda. Muidu ei juhtu midagi. Eriti oluline kõikide nende asjade valguses on see, piibellik mees teeb õiget asja vabatahtlikult. Ehk siis ta võtab selle vastutuse ja seab asjad korda maailmas, mis peab saama seatud korda. Näiteks, kui sa kõnnid mööda, minu sees on näiteks alati kirg laste vastu. Kui ma näen, et laste suhtes tehakse ebaõiglust, mul on peaaegu et võimatu pöörata sellele pimesilm. Ma lihtsalt ei suuda. Aga ma näen, et keegi kas mingi väärkohtleb või õiendab või mu sees midagi läheb nii kohutavalt keema. Muidugi, kui laps teeb midagi valesti, teda noomitakse, ma ei lähe iga vanema juurde, mida sa noomid oma lasteni, see on absurdne, et nagu mõistiks ja piiriseks. Aga kui tõesti me räägime meeletust ülekohtust, siis mul läheb nagu veri keema. Ja ma ei suuda lihtsalt käed rüppes istuda seal kõrval, ma pean midagi selle suhtes tegema. Midagi arvama, midagi ütlema. Ja see on mingi osa minust, mis ma saan aru, et see on tahe kaitsta seda, mis on süütu ja hea ja Jumala silmis puhas. Ja mul tuleb väärtustada, mul tuleb hoida seda sellepärast, et see on osa minust, mis ütleb, et ma pean tegema õiget asja, muidu ma ei saa elada. Ja meestega võib-olla on teised kategooriad ja valdkonnad veel, mis on igale mehele kuidagi erinev, aga need on väga olulised komponendid, sellepärast, et niimoodi mehed tegelikult kaitsevad maailma ja hoiavad korda. Ja see on öelda, et ei, meie ei peakski kunagi, et ma ei tea, politsei hoolitseb alati korra eest ja tuletõrje hoolitseb alati nende asjade eest. Maailm kukub kokku siis, kui head inimesed ei tee mitte midagi. Ehk siis meeste suurim probleem siin valguses on passiivsus, ongi see, et aktsepteerimine, et küll see on kellegi teise probleem. Ei ole, see on sinu probleem. See on 100% alati sinu probleem. Ja sa pead iseennast kohtlema ka niimoodi, et sina oled nõus võtma vastutust ja aitama ja panustama sinna, kus on seda vaja, vahet pole, kas see on sinu probleem või see ei ole sinu probleem. Sa pead olema nõus lihtsalt kaasa minema sellega. Ma teen väga palju asju oma töö kontekstis ka näiteks lihtsalt sellepärast, et ma tean, et see on hea, vahet poleks ma saan sellest kasu või ei. Aga see on üldiselt hea ja ma pean seda tegema. Nii et minu arust see on ka asi, mida Jumal tegelikult väga väärtustab. Et ma ütleksin sellised karakteristid on võib-olla piibellikule mehele omased esialgu. Neid karakteristikuid ja omadusi on palju veel, aga need on nagu sellised põhilised ja olulised minu arust. Ehk siis armastus Jumalas, julgus, paindlikkus, tugevus ja tahe teha õiget asja. Ma ütleksin, need on sellised esimesed olulised punktid. Kui me vaatame Jeesust eeskujuna, siis mis oleks need asjad mehena, mida sina saad võtta endale kaasa? Et kui sa vaatad Jeesust kui sinu elu issandat, sinu juhti, tema eeskuju mehena, et nagu mis on need aspektid, mida sina saad enda elu rakendada ja kuidas sina saaksid muutuda rohkem Jeesuse sarnasemaks olles mees? See on tohutult oluline hea küsimus ja mulle meeldib, et sa seda tegelikult nii pidi küsisid ka, sellepärast, et siin on palju erinevaid asju, millest rääkida. Esiteks, Jeesus oli alandlik Jumala ees esmakõike. Täpselt, nagu ma just rääkisin enne ka, et oluline oli Jumal, aga temas oli see alandlikkus ka. Mis tähendab seda, et ta ütles isegi näiteks Getsemani aias,
et sündigu sinu tahe enne kõike. Ta alati lähtus sellest, mis oli Jumala tahe. Ehk siis see sõna alandlikkus iseendas mulle väga meeldis. Dr. Jordan Peterson seletas selle niipidi lahti, et ütles, et alandlikkus tähendab need, kellel on mõõk, aga valivad seda mitte kasutada. Ja minu arust see on väga kena definitsioon, sest et see tähendab seda, et see võtab kokku ühe meheks olemise olulise või tegelikult elus üldse olulise komponendi, aga mehelikkuses on see veel eriti tähtis asi ja see on ohtlik olemine. See tähendab seda, et sa oled suuteline tegema palju head, aga palju kahju, sest need kaks asja, see suutlikkus ja see võimekus käivad proportsionaalselt käsikäes. Sinu võimekus rakendada ennast tegema head ja tegema kurja on tegelikult alati sama suur. See on see, kuidas su potentsiaal avaldub, aga see on sinu valik alati. Kummale poole sa tegelikult selle potentsiaali suunad. Ja see tähendab seda, et sa pead ise ennast kohtlema ka väga nagu ohtliku materjali. Ja tema õpetus ka muideks väga, et sa pead aru saama, et sa oled nagu koletis, noh. Ja sa võid teha asju õigete asjade nimel või halbade asjade nimel, aga kui sa ise ennast ei vaata kui ohtlikut või ei hakka nagu kohtlema selliselt, et sa võid olla suure potentsiaali ja suurte tagajärgedega inimene, siis sa ei suuda midagi tegelikult teha. Ja nüüd see teine külg selle puhul on see, et alandlikkus ei ole selle puudumine. Ehk et näiteks rahumeelsus ei ole võimekuse puudumine. Et kui ma ei ole suuteline füüsilises konfliktis hakkama saama, siis öelda, et mina alati pooldan rahu, ei kanna endas nii palju nagu efekti või mõju kui see, et sa oleksid näiteks 8-kordne maailmameister mingisugune MMA võitluskunstides ja ütled, et tead, mulle tegelikult ei meeldi väga kakelda. See on ilmselgelt palju suurem kaaluklass, sellepärast et üks inimene on terve müriaadi nagu tegevusi läbi käinud ja ta on tõeliselt ohtlik inimene, ta saab aru, temal on see mõõk, mis ta nagu valib ise mitte rakendada. Aga teisel mehel ei ole isegi mõõka. Ja see on nüüd väga oluline, sellepärast et sa pead, see on ka see põhjus, miks sa pead iseennast ohtlikult kohtlema, on see, et sa õpiksid olema ohtlik. Sa päriselt õpiksid olema ja päriselt ka kasvaksid sinna suunda, et sa oled võimekas inimene, viljakas mees, kes suudab teha seda, mis on hea ja õige ja päriselt kanda mingit valgust ja muutust siia maailma ka. Ja see on protsess, sa pead õppima olema selline ja sa pead õppima enda sees seda kandma ja sa pead järjest rohkem ja rohkem nagu vastutama ja sellega kasvama. Jeesus kandis seda väga hästi. Kui me vaatame, ta oli Jumala poeg. Tema oligi kõikvõimas Jumal. Oli tema sees. Kui ta oleks tahtnud, ta oleks võinud teha niimoodi ja kõik variseriside vastased oleks lihtsalt olemata. Kõik, mitte midagi. Aga ta valis mitte seda teha. Ta valis olla see eeskuju, ta valis minna vabatahtlikult surma meie eest. Ja siin on järgmine asi, mis Jeesuse puhul tulebki kohe esile, ongi see, et ta valiski need asjad vabatahtlikult. Ta valis kannatada, ta valis surma minna, ta valis valida valu ja surma, et meil tema lastel oleks elu. Ehk et mehelik mees on nõus kannatama teiste heaolu nimel. Ja see on ka see, mida Jeesus tegelikult eeskujuna väga hästi näitab. Ja ta ei küsi, ta ei eelda, ta lihtsalt läheb ja teeb seda, mis on vaja. Inglise keeles on selline nagu arhetüüpi tegelaskuju nimega silent sufferer, see vaikne kannataja. See on üks väga mehelik mees. See ongi see, kes ei virise selle eest, et tal on raske, vaid et ta on nõus lihtsalt kannatama ja koormatal selleks, et tema lähedastel ja tema ümbritsevatel inimestel oleks tegelikult hea. Ja ta on see, kes võtab vastutust enda elu ja teiste vajaduste eest nagu vabatahtlikult. Muide, 1. Timoteuse 5:8 ütleb niimoodi. Kui ega keegi omaste ja kõige lähedamaste eest ei hoolitse, siis see on salanud ära usu ja on halvem kui uskmatu. Päris jõhker. Kuitad ette, et Timoteus ütleb, või Paulus ütleb Timoteusele, et kui on keegi mees, kes näiteks viriseb ja ei hoolitse oma pere eest, mõtleb ainult iseenda peale, on enesekeskne, tahab ainult oma enda ihade, oma soovide ja kõikide nende asjade järgi käia, käitub nagu poisike, siis ta on hullem kui uskmatu. Ehk siis see, keegi, kes ei usu Jeesust, on ju. Väga jõhker nagu diagnoos. Ja seda ei tohi üldse niimoodi nagu kergekäeliselt võtta, vaid vastupidi, seda peabki aru saama, et kui sa ei ole nõus olema Jeesuse järgija ja vastutust võtma oma pere ja lähedaste eest, siis see lõpeb väga kehvasti sulle. Et Jeesus näitas meile täpselt seda, et seda vaikset kannatajat ja seda, kes vastutust võtab, et teistel oleks hea. Ta ju hoolitses kõikide enda ümbritsevate eest, ta hoolitses jüngrite eest, ta toitis tuhandeid, kui kellelgi on mitte midagi. Ta kasutas seda, mis tema võimekuses oli, et teha head. Vahet pole, kas see oli siis läbi nii-öelda Jumala vaimu imede või siis lihtsalt puhtalt selle, et ta rääkis ja õpetas ja ilmselt hoidis mõnel kätt ja lohutas ja naeris ja tõstis tuju ja täiesti, ta oli mees. Ta oli inimene täpselt samamoodi, aga ma usun, et
arvan, et tal oli hea huumorimeel ka. Ma usun, et see kindlasti hoidis nende apostlite gruppi nagu ka rõõmsana ja heas tujus. See on oluline komponent elus. Üks asi, mis Jeesus veel õpetas. Ta ütles, et usu kohta ta ütles ka, et sa pead valima, et kas sa oled kuum või sa oled külm. Aga tegelikult see asi kandub nii usuasjadesse, aga ka suhetesse. Ja selle kohta peab ka väga nagu teadlik ja tark olema. Mina olen sinu suhtes alati kuum. Sellepärast, et sa oled mu naine, sa oled mu elu armastus, ma armastan sind, ma tahan sinuga kogu oma elu ja kõike jagada, mis mul on. Ja ma tahan, et sinul oleks hea. Ja ma tahan seda kõike sulle väljendada. Nii et ma olen sinu suhtes kuum. Ma käin ja ma kallistan ja ma hoian ja ma musitan ja ma vaatan, teen kõike, mis vaja, teen süüa, tegelen lapsega. Ma lihtsalt, et sinul oleks tore. Sest et ma armastan sind, ma tahan, et see nii oleks. Aga see tähendabki seda, et ma pean olema proportsionaalselt külm ka teiste inimeste suhtes, et sellel oleks mingit efektist. Kujuta ette, kui ma täpselt sama asja teeksin kõikidele inimestele, kes minu juurde tulevad. Sellel ei ole ju mingit, nagu, miks see siis eriline on? Ehk et meil on kristlaste seas ka mingi naljakas arusaam, et see on nagu normaalne, et me käime ja, ma ei tea, kallistame ja veedame mingi et abielus inimesed veedavad omavahel aega väljaspool näiteks abielu, et mehed ja naised omavahel niimoodi segamini. Ja minu arust see ei ole normaalne, ma tahaks seda adresseerida ka. Et minu jaoks ei ole normaalne minna kallistada mingit teist noort naist, sellepärast, et ma olen abielus. Ja ma olen väga õnnelikult abielus. Ma ei taha seda teha. See ei ole sellepärast, et keegi ütleb mulle, et ma pean midagi tegema, see on sellepärast, et ma seesmiselt ei taha seda teha, sest ainus, keda ma tegelikult tahan hoida ja kallistada, on minu naine ja minu tütar. Tema on see teine naine. Ja aga et see kuumus ja külmus tegelikult rakendub igale poole. Ja me peame aru saama nendest asjadest ja me peame neid asju võtma nagu tõsiselt, sellepärast, et me ei saa nii-öelda kultuurilise kristluse taha minna ja siis kõikidest oma suhetest teha segapudru ja kapsad. Sest et see on kõikidele sinule endale väga kahjulik asi, mida teha. Ja ma arvan, et Jeesus ei absoluutselt samamoodi ei võtnud meile sükest eeskuju. Muidugi ta aitas kõiki abivajaid, ta oli soe kõigi vastu, kes läksid siiralt ja alandlikult tema ette ütlesid, et issand, mul on vaja abi, issand, mul on vaja seda, issand, ma ei saa aru, issand, ta võtab meid vastu ülima armastusega. Mehi, naisi, kõiki, ta ei diskrimineeri mitte kunagi. Aga ta vaatab kavatsust. Sest näiteks kui variserid läksid samade küsimustega, mis apostlid, aga kurjema kavatsusega. Ta ei vastanud mitte kunagi nendele niimoodi rõõmsalt armastavalt ja sõbralikult. Ta ei olnud nende vastu kunagi liiga kuum. Ja me peame seda märkama ja ka oluliseks pidama. Nii et ma võtaks need elemendid, need on need asjad, mida ma olen näinud Jeesuse puhul. Mul tuli see ka väga hea näide meelde. Ma kuulasin ühe maffiabossi väga ägedat nagu sellist tunnistust ja ta rääkis kuidas ta usule tuli. Ja ta ütles, et tema kasvas nagu maffia ja organiseeritud kuritegevuse maailmas üles, sellest saati, kui ta oli väike laps. Nii et inimeste süke ülelaskmine, tapmine, vargus olid nagu täiesti normaalsed asjad tema elust ja osast, aga teatud moraalikoodeks oli ka nagu normaalne. Ja ta ütles, et alati vaadati, järgite neid maffiabosse, järgite neid liidreid, kelle karakter nagu testiti läbi ja oli ajas nagu proovitud. Et see vend on õige mees, ta teeb asju nii nagu on hea ja õige, et ma lähen tema järgi. Ja kui ta Jeesusest kuulis ja tundis Jumala poolt kõnetust, et ta peaks hakkama järgima Jeesust, kui ta vanglas oli. See esimene asi, mis ta tegi, oli ta võttis 4 evangeeliumit, luges need läbi ja analüüsis, kas Jeesus on seda tüüpi mees, kelle karakterit tema tahab järgida. Ehk siis, kas see on päriselt juht, kelle järgi seda minna. Ja ta ütles, et vaadates neid näitajaid, erinevaid analüüse, mis ta tegi ja mõtles, et ütles, et mitte nagu mehelikumat meest maailmas ei ole olemas. Ta ütles, et see on täiesti võimatu ja ta ütles, et andis oma elu kohe Jeesusele, ütles, et minu elu issand, nagu ma tahan kindlasti olla nagu see mees. Ja see on väga õige kusjuures, see väga paika, sellepärast, et see näitab ka seda, et mees mõtles oma peaga, see on väga oluline, ta tegi mingi otsuse ja ta oli nõus tunnistama ja aru saama, et tema võib-olla ei olegi kõige olulisem ja kõige parem, vaid et äkki Jumal on kõige olulisem ja parem siin elus ja läks selle järgi. Ja võt see on väga hea nagu näide sellest, kuidas aru saada ja kuidas päriselt mõtelda Jeesusest ja usust ja Jumalast. Et ja tulla iseenda nagu, kuidas ma ütlen, järeldusteni täpselt samamoodi. Et süksed mõtted Jeesuse kohta on tõesti väga vägev elu ja elu issand. Aga kuidas sul on endal kujunenud see protsess mehelikuks meheks saamise juures? Et mis on need asjad, mis on siin mõjutanud? On sul mingisugune, et enne oli ühtemoodi, pärast on teistmoodi, et kuidas sa oled sellest protsessist läbi käinud? Jaa, enne mul ei olnud habe, nüüd mul on habe. Aga
sa sündisid habemega. Ma sündisin habemega, just. Põhimõtteliselt. Ma ütleks, et esimene etapp loomulikult, mis mind mehelikkuse poole sundis ja lükkas, oli Jumal. Sellepärast, et ta võttis ära mingisugused asjad minu seest, mis takistasid mul meheks saamist. Ütleme, et ma tükk aega isegi täiskasvanud olles ei olnud kõige mehelikum ja ma arvan, et ma ei suutnud tegelikult vastutust võtta, ma suutsin näidelda vastutuse võtmist, ma suutsin kohusetundlik olla, täita näiteks ülesanded õigeks ajaks ja nii edasi, kõik need asjad ära, aga ma ei olnud kuigi seesmiselt mehelik oma hoiakute asjade poolest ja see ei olnud nagu tervislik ja see ei olnud hea. Ja Jumal võttis need juurpõhjusid, mis takistasid mul tegelikult saamaks mehelikuks meheks. Ja siis andis mulle kõige olulisema komponendi mehelikkuse puhul, milleks oli see õige naine, kes mind on inspireerinud, kasvatanud mehelikkuse poole täpselt samamoodi. Sellepärast, et vaata, sinu kohalolu minu elus on teinud minus selle, et ma olen tahtnud saada mehelikumaks. Ja ma olen tahtnud kasvada, ma olen tahtnud õppida rohkem vastutama, ma olen tahtnud tegelikult olla tugevam, tegelikult ka saada paremaks meheks. Ja kõik nagu kogu moos, eks ole. Ja see on ainult Jumal, ma olen tänulik Jeesusele, sellepärast, et tema nagu pani sind minu ellu ja andis sind minu ellu. Ma olen temale sellepärast tänulik, et ma muidu ma ei oleks pooltki nii mehelik mees. Ma oleks poolest asjadest täiesti valesti aru saanud. Aga meie abielu ja sinu kohalolu minu elus ja minu armastus sinu vastu on see, mis on teinud minust meheliku mehe muidega. Et see on väga-väga oluline. Ja viimaseks oluliseks komponendiks, ma ütleks, on olnud väga head mehelikud ja ägedad sõbrad. Sest et mulle meeldib mehelike meestega sõprutseda suhelda, sest et mulle meeldib nendega nalja saada, mulle meeldib nendega koos olla ja mulle meeldib ka nendega võistelda. Ja see on oluline asi on aru saada, et mehelikus üks komponent on see, et sa võistledki teiste meestega. Ja see on normaalne, sellepärast ja ma ei mõtle seda, et minul on BEM ja naabril on Audi, et nüüd ma pean ostma endale hoopis Ferrari, et taimast parem olla. Sellised võistlused on mõttetud, et sellest me ei räägi. Aga me räägime sellest, et mehed, kui nad on koos ja positiivses atmosfääris, nad lükkavad üksteist, et olla paremad. Ja üks osa sellest motivatsioonist on see sisemine drive, et ma tahan olla natukene kõige parem. Ja siis sa valid neid valdkondi ja kohti, kus kohas sa tahad olla kõige parem. Ja see on normaalne, see on okei, sellepärast, et see on see ka, kuidas mehed saavad respekti üksteiselt ja see on üks oluline sisemine komponent, mis tegelikult tõstab neid ülesse poole ja toetab neid täpselt samamoodi. Minul on väga head suhted oma sõpradega, sest et ma respekteerin neid kohutavalt ja ma tean, et nemad respekteerivad ja austavad mind täpselt samamoodi. Ja siis meil on hästi lõbus ja hästi tore ja hästi hea, et võib-olla ma ei ole, ma ei tea, jõusaalis kõige tugevam oma sõpradest, aga selle eest äkki ma olen targem või mul on paremad sotsiaalsed oskused või mul on, mis iganes, mingid siuksed asju. Ja me täiustame üksteist ja aitame üksteist ja toetame üksteist, aga samas me tunneme ka, et mingis valdkonnas meil on nagu kõigil väga hea olla. Ja see on minust väga normaalne mehelikkuse nagu sümbol ja sümptom ka. Ja selle efekt on see, et kui sa meestega siis koos aega veedad, sa ise muutud ka mehelikumaks. Mäletan, et kui enne kui me abielusime, siis minu poissmeeste pidu oli see, et ma läksin 3 oma parima sõbraga metsa. Ja siis istusime, rentsime ühe väikse majakese järve ääres, grillisime 3 päeva ja siis chillisime meestega metsas. Ja see oli ülitore oli, meil oli väga-väga fun. Ja siis kui ma tulin tagasi, sa kallistasid mind ja me olime mingi 10 minutit koos võetanud ja siis sa vaatasid mulle otsa ja ütlesid, et appi, sa oled nii mehelik. Ja see seepärast, et ma olin lihtsalt nagu mingi vendadega, kuttidega metsast chillinud umbes 3 päeva. Aga see efekt on päris. Ja see on see, miks tegelikult peab meeste osadust pidama ja ka naiste osadust pidama, et need efektid kanduksid niimoodi edasi ja me hoiaksime üksteist täpselt samamoodi. Mina olen küll ennast avastanud, nagu, et kui ma ei suhtle vahepeal meestega, siis mõnikord niimoodi vaikimisi lööb sisse selline väikese emase koera efekt. Võite otse tõlkida inglise keelde, ma ei hakka halba sõna ütlema. Ja see on lihtsalt see, et ma muutun selliseks vinguvaks, ma ei taha võtta vastutust, ma olen selline äppu, ma olen selline õrn, ma olen mingi, kõiki selliseid asju. Ja siis mingi hetk midagi mu sees peab tegema mulle, sa oled mees, ärke üles, Ja siis ma saan aru, et okei, ma olen lihtsalt käitunud nagu jobu ja laps, et aeg suureks kasvada. Ja neid kohti on. Seda juhtub paratamatult. Ja ma arvan, et see on ka meheks saamise üks normaalne osa on see, et sa saadki aru, et sa ei tohi jääda poisikeseks. Ja igas mõttes. Sa pead kasvama suureks ja sa pead nagu jääma suureks. Ja tahetavahel on kiusatus minna tagasi sinna poisikese ikka ja olla selline, poisike. Aga tegelikult sa ei ole.
sa oled täismees ja sa pead ennast kohtlema niimoodi, sa pead vastutama selle eest niimoodi, sa pead iga päev olema see mees, on ju. Ja me kõik õpime seda erinevates valdkondades, erinevat pidi, on ju. Meil kõigil on oma probleeme sellega, see on normaalne ja me vaikselt sellest saamegi üle, aga sa ei tohi jääda seisma selle asjaga. Ja ma arvan, et see mehelikkuse üks oluliseks, nagu see on olnud üldiselt minu süke kujunemisprotsess selle juures, siis on olnud siis Jumal, sina ja sõbrad, on see 3 kõige olulisemat asja, aga ma arvaks, et siin on ka see komponent, et ma tahan olla parem mees. Ja see seesmine drive paneb mind ka juba iseenesest rohkem selliseks mehelikuks meheks. See on see, et ma tahan olla parem. Ja see ambitsioon, see minek, see millegi tegemine, millegi järgi jooksmine, millegi nagu eesmärkide seadmine, nende saavutamine, need on väga olulised komponendid mehe elus tegelikkuses. Ja ma ei mõtle ainult nagu eesmärgid, mingisugused välised maailma eesmärgid, vaid seesmised eesmärgid. Kas ma olen kasvanud nii palju, kas ma olen nüüd sellisem, kas sellistes olukordades ma reageerin niimoodi nüüd, või ma olen kasvanud kuidagi selles kohas ka. Need on ka eesmärgid, mille üle sa pead uhkust tundma ja rõõmu tundma, et sa oled kasvanud. Et sa seesmiselt tunned ja näed etappi. Ma saan poole paremini hakkama sükestes olukordades, on ju. Need on kõik väga-väga head asjad ja sellest tuleb nagu kinni pidada. Süüke on see kujunemistteekond olnud. Jaa, see on väga äge on vaadata kõrvalt ka, et kuidas abielu alguses, issand, meil on väga 5 aastat juba käes, abielu alguses ja nüüd on nagu hoopis teine mees mul vastas, et see on nii äge nagu näha seda, nii äge on nagu koos üles kasvada, koos suureks kasvada. Ja see on nagu äge, kuidas sa näed teist inimest kõrvalt kujunemaks selleks, keda Jumal tahab, et ta muutuks, on ju. Või kelleks ta sind loonud on, ja siis sa vaikselt astud nendesse kingadesse, mis Jumal ette on seadnud. Ja see on nii äge, see on nii privileeg vaadata seda kõike. Ma tulen kohe ka abielu teemade juurde, aga ma enne tahaksin küsida sinu käest töövaldkonna kohta. Et kuna sa töötad, kes ei tea, siis Naito töötab CEO-na Robotex Internationalis ja teeb rahvusvahelist tööd sekulaarses keskkonnas. Ja kuna sa oled veel juht ka seal, siis sa oled silmitsi nagu väga palju selliste maailma ahvatlustega nagu võim, raha, mis iganes seal veel võivad olla. Et kuidas sa sellele vastu paned, kuidas sa oled kristlasena üleüldse sekulaarses keskkonnas ja kuidas sa nagu mehena selle kõigega toime tuled? Väga hea küsimus. Ja, ma ütleks, et need põhi3 kiusatust ongi tegelikult väga lihtsasti sa ütlesid juba ära võim, raha ja kuulsus, ma ütleks, on see 3. Ja ma arvan, et need on tüüpilised kiusatused meeste jaoks tegelikult, sest et nende läbi proovitakse sükst eneseteostust saada. Aga ma arvan, et kõige aluseks on see, et ma olen maitsnud Jumala kuningriigist päriselt osa. Ja ma olen saanud Jumalast osa, ma olen ära tundnud, kes ta on. Minu vaim on tema vaimuga saanud väga palju kokkupuuteid ja pidevalt. Ja on osaduses Jumalaga kogu aeg. Ja ma arvan, et see on kõige alus. Ma arvan, et see on see, mis hoiab mind 2 jalaga maa peal ka ja kõigest nagu kurjast tegelikult teemal. See on nagu esimene samm. See teine samm on see, et siis sa oled saanud maitsta nendest asjadest kõikidest mingit osa. Ja saan täpselt aru, kui tühised need on. Kõige parem näide sellest on raha, sellepärast, et meie aasta eelarve läbikäik on circa $200 miljonit, nii et $200 miljonit tuleb sisse ja $200 miljonit läheb välja. Sest MTÜ-del niimoodi on, et see nimi ongi mittetulundusühing, et sa nagu liiga palju tulu ega kulu ei kanna edasi. Et võtad ja saad nii nagu tuleb. Ja see on olnud päris selles mõttes vahva, et sa mingil hetkel alguses oli tõesti, ma pean ütlema, nagu võttis nagu silmad niimoodi täiesti nagu suureks, et keegi teeb sulle 150 000 eurose ülekande, et siis sul on, kratsid kukalt ja mõtled, et mine metsa, et kas nii võibki või? Ja siis teistpidi järgmine päev saadab keegi 120 000 eurose arve, siis sa saad aru, et okei. Aga siis sa tekibki mingi, vaata selle kogemuse põhjal tekib mingi arusaam, et need on lihtsalt nullid. Et see ei ole midagi tegelikult, sa pead olema ustav 10 euroga, sa pead olema ustav 100 euroga, sa pead olema ustav 100 000 euroga. See ei olegi mitte midagi. Et lõpuks need on lihtsalt nullid. Ja kui sa õpid sellesse suhtuma niipidi, et see on lihtsalt ustavuse test, täpselt nagu kõik muu. Minu jaoks see ei ole mitte mingi probleem, võtta tegeleda suurte rahadega, sest et ma ei keera ära, ma ei pane seda tasku, ma ei jookse minema, sest et see ei ole mu eesmärk. See on nii lühinägelik ja mõttetu oleks seda niipidi teha, et nagu
ma ei saaks sealt mitte midagi nagu. Et see oleks vastupidi minule ja kõikidele mu ümber tegelikult tohutult kahjulik, eks ole. Ja ma arvan, et sama asi on tegelikult kuulsuse ja võimuga, sest et sa näed seda, et need võivad olla nagu lühiajaliselt hästi sellised ahvatlevad, aga tegelikult lõppude lõpuks, kas see on see, mida sa nagu tegelikult tahad, on ju. Okei, väga hästi ütles kuulsuse kohta maailma üks kuulsamaid YouTubereid PewDiePie. Meie generatsioonil hästi siuke kuulus ja suur, tal on vist 125 miljonit tellijat YouTube'is, mis on nagu mingi üüberkogus, on ju. Ja ta ütles, et kui ta saaks tagasi minna ja valida, et talle kohutavalt meeldivad oma fännid ja see kommuun, mis ta on loonud aastatega enda kanalile ja nagu need fännid, kellega saab suhelda ja kohtuda, see on ülilahe. Aga ta ütles, et ma ei tahaks elu seeski nii kuulus olla. Ta ütles, et see on nii mõttetu. Sa ei saa mitte midagi, ainuke asi, mida sa saad, on vähem rahu, vähem vabadust liikuda ja rohkem muretseda iseenda ja oma lähedaste turvalisuse eest. Ja see on kõik. Ja kõik istuvad ja analüüsivad su igat mõtet ja köhatust ja et kas see tähendas nüüd seda või kuidas nii oli, on ju. Ameerika Ühendriikides on siuke mees nagu Jerome Powell, kes oli hästi suure Ameerika Keskpanga juht aastaid ja minu arust väga hea näide sellest kuulsusest. Vastavalt sellele, kuidas see mees oma kõnesid alustas, aktsiaturud kas tõusid 20% või langesid 20%. Kui ta ütles hello, siis kõik teadsid, et nüüd tuleb kriis, 20% kõik kukkus minutiga. Kui ta ütles good morning, siis 20% tõusis, kõik said aru, et elu on ilus, lähme edasi nagu. Aga nagu vaata, kui ebanormaalne kogus, proportsionaalse kogus võimu ja kuulsust nagu. Noh, see on täiesti veider minu arust, et nagu, aga see päris asi ja see on täitsa nagu töötav meie maailmas, on ju, et ma ei tahaks elu sees sükst asja. Mulle meeldib see, et mul on tuntus ja võim selle ametiposti pärast, kus ma olen. Et inimesed näevad seda, et okei, selle posti taga on mingi inimene, kes teeb mingit sisukat ja ägedat tööd, aga kui ma tahan, ma lähen meie külapoodi ja mitte keegi ei tea, kes ma olen ja see on hästi tore. Seepärast, et ma tahangi seda rahu ja vaikust säilitada oma elus. Aga kui mul on midagi arvata, siis ma võin kirjutada Postimehesse artikli. Ja see on ka täiesti okei. Ja see ei ole nagu, ma lihtsalt ei näe alati pointi midagi öelda. Ja see on tegelikult olnud väga, väga oluline ja tore teada, sellepärast, et see tähendab seda, et ma saan säilitada oma rahu, aga samas kui Jumal päriselt mu sisse midagi paneb ja tegelikult ka paneb mu sisse mingi olulise asja, siis see kannab mingit pinda. Ja keegi ütles, see on ilusti, et kuulsust on kahtepidine, on lärmi pärast ja on sisu pärast. Ja siis küsimus ongi, et kumba sa siis tahad nagu tegelikult oma elus kanda. Ja et ma võtaks need asjad nagu niipidi kokku. Vähemalt need 3 aspekti. Aga laiemalt, ma arvan, et piibellikude printsiipide kandmine enda sees on kandnud ka kõikidesse minu suhetesse tööalaselt. Seepärast, et ma alati vaatan inimesi ja olukordi selliselt, et kuidas ma mida saaksid maksimaalselt kasu rakendada, mitte ainult iseendale, aga kõikidele inimestele enda ümber, kuidas see asi saaks minna käima niipidi, et Jumala plaan teostuks. Ja väga palju ma olen märganud, et Jumal minu tööalaselt paneb ka, seab mingeid malenuppe ja asju kokku niipidi, et see üks asi sisestab teise, siis läheb siia 3. siis tuleb see 4. inimene sealt ja siis Kreekast keegi helistab ja ütleb ja tuleb välja, et tema on ka seotud sellega kuidagi, aga sa varem ei teadnud seda. No ja see kogu see pusle tuleb niimoodi kokku, et sa istud seal kõrval ja mõtled, et see ei ole võimalik, et need asjad niipidi lähevad nagu. Ja mul on nagu mingi 3 erinevat projekti samal ajal käsil, kus kõikides olukordades on täpselt samamoodi. Ja ma lihtsalt istun peast, hoian peast kinni, mõtlen, Jeesus, see ei ole võimalik. Ainult läbi sinu, on ju. Ja et see on täiesti, ma olen alati palunud, et Jumal sinu tahe sündigu, sinu parim juhtimine olgu seal ja ma täitsa oma sekulaarsele meeskonnale ütlen ka, kui nad ütlevad, et kuule, et see oli nii hästi või selle asjaga tuli nii kenasti kokku, siis ma ütlen neile, no tänu Jumalale, täiesti kõige otsesemas mõttes. Et kõik teavad, et ma olen kristlane ja kõik, ma ei peida seda, vastupidi, ma soosin seda ja mõnikord isegi lükkan nendega rääkima Jumala teemadest ja muudest asjadest ka usuelust, sellepärast, et see on oluline osa elust ja ma tahan, et ka nemad saavad ühel päeval päästetud, aga et ma rakendan neid piibellikke printsiipe, mida Jumal on minu ellu õpetanud kõikides asjades ka oma sekulaarses meeskonnas ja täiesti võõraste inimestega ka. Ja üks nendest asjadest on ka näiteks väärtustada inimsuhteid ja inimelusid. Ma olen kohtunud igast erinevate inimestega üle maailma erinevatel positsioonidel ja ka väga võimukate nagu võimusatel positsioonidel olevate inimestega. Kohtusin näiteks Ford Motors endise tehnoloogiajuhiga, kes nüüd juhib ühte teist väga ülemaailmset suurt vabrikut ja tema siis töölaualt käisid läbi kõik endised 35 aastat Fordi tehnoloogiat. Kõik mootorid, autod, disainid, kõik kannavad tema allkirja. Ja
uskumatu, ma insenerina, kui ma nagu temaga kohtusin, mul olid silmad särama, ma olin nagu istuks mingi Tom Cruise'iga vastamisi, on ju, täiesti nagu sa ei usu seda. Ja kui me rääkisime natuke tööasjadest, siis ta oli näha, et ta oli siuke, ma olen teinud ägedaid asju, aga see, mis te teete, on ka lahe ja nii tore ja siuke, äge on ju. Ühe ürituse kontekstis sõime õhtus koos niimoodi. Ja siis muuseas ma ütlesin talle, et mu eesmärk on ka alati töötada selleks, et nagu ma saaksin meie lastele ka nagu hea tuleviku tagada. Et söömise pooleli vaatas mulle otsa, ütles, et palju lapsi seal on? Ja siis järgmised 35 minutit me rääkisime ainult lastest. Ainult lastest. Ja meil oli kõige parem vestlus üldse. Ja siis me saime LinkedInis sõpradeks ja siis kirjutasime seal veel pärast ja nagu mingi tema kirjutas veel isegi mulle, mis ma mõtlesin veel eriti nagu mingit süke vend tahab minuga suhelda, mis asja on ju. Et see on täiesti uskumatu. Aga see oli lihtsalt tänu sellele, et lapsed. Uniting people nagu, et see oli täiesti nagu mega äge vaadata, et sisukad suhted ja asjad on need, mis viivad nagu edasi. Ja samamoodi pastorid on mulle palju soovitanud väärtustada näiteks oma pere asja, aga suured sekulaarsed juhid on täpselt sama asju öelnud, et ma ei ole oma karjääri jooksul väärtustanud oma naiste lapsi, tee seda varakult. Kui pastorid ja mingid suured tegevjuhid ütlevad sulle sama sõnumit, kellel on kõrvu kuulgu, on see vastus selle peale. Ja sa pead aru saama ja neid asju rakendama. Ja mul on tunne, et ka Jumal viitab nendega läbi nende asjade mingid sükseid asju sinu ellu. Sul peavad olema silmi näha. Sa pead paluma, et Jeesus annaks sulle seda tarkust, et sul oleks silmi näha. Ja ma arvan, et kogu see kompott kokku teebki selle, kuidas ma saan olla kristlasena sekulaarses töökohas ja tegelikult ka kanda seda valgust, mis Jeesus on minu sisse pannud edasi siia maailma. Sest me oleme kutsutud ikkagi olema need küünlad ja need linnad mäe otsas ja need küünlad pimeduses on ju. Ja me ei olegi kutsutud kuskil nurga taga istuma. Me peamegi olema valjult, tugevalt ja kohati jõhkralt pimeduse keskel ja ütleme, et ei, Jumala tahele. Ja siis esindama ja tegema seda. Amen. Ma lähekski siit kohe edasi just abielu juurde, pereelu juurde. Millised on sinu printsiibid, olles abikaasa, perepea, isa? Väga hea küsimus. Ma pean nüüd kohe lausa mõtlema korra, mis need printsiibid on, sest kindlasti need printsiipe, need tegelikult on olemas. Ma lihtsalt pole võib-olla need formuleerinud enda jaoks niimoodi, aga nüüd ongi tore koht need tegelikult niimoodi välja formuleerida. Ma arvan, et esimene asi on see, et sa pead armastama oma naist ja last. Ma arvan, see oleks nagu number 1, esimene asi. Ja armasta esmalt oma abikaasa ja siis last, muideks. See on väga oluline ka. Sest et lapsed kasvavad abielu najal, mitte ühe või teise vanema najal, mis tähendab seda, et sa pead oma abielu suhet hoidma ja sellesse panustama, sellega tegelema. Sa pead võtma aega oma abikaasa jaoks, sa pead võtma aega ühisteks tegevusteks, romantikaks, deitideks, sõpruseks, kõigeks selleks. Ja minule kohutavalt meeldib sinuga aega veeta. Sa oled mu lemmik inimene maailmas, mul nagu reaalselt ma ei tüdine ära sinuga aja veetmisest. Ma võikski, me istume tundide viisi õhtuti, räägime juttu ja vaatame filme, räägime, jutustame ja teeme abielu asju ja siis ja oleme nagu mega rõõmsad selle kõige keskel. Ja ma poleks elu sees uskunud, et abielu võib nii lahe asi olla. Päriselt ma olen ma olen nii õnnelik selle kõige keskel. Ja selle peale ma arvan, et meil on väga tervislik laps ka, sest meil on väga tugev abielu. Ja see on hästi oluline tegelikult, sellepärast, et üks viib teiseni tegelikkuses. Nii et ma arvan, et abielu ennekõike, see on üks väga oluline printsiip muideks. Teine on, mis on hästi oluline, on see, mida mulle õpetas ja ütles pastor Veiko Võsu, siis kui me abiellusime. Ja see oli see, kui ta ütles mulle väga konkreetselt ja tugevalt, kuula enda naist. Kõikides asjades kuula enda naist. Ja tal on tuline õigus. Naised on, ma ei tea, kuidas teiste naistega muidugi. Sina oled intuitiivsem, targem, kohati näed asju palju rohkem kui mina. Ja tunned, näed ja tajud mingeid asju, mis on palju olulisemad, kui mina võib-olla vahel märkan. Ja samamoodi sa suudad sõnastada vahetavalt hoiakuid või probleeme, mida mina isegi ähmaselt kas tajun või isegi ei saa aru, et on olemas. Ja siis, kui me räägime nendest asjadest ja tulevadki mingid asjad esile, siis ma saan aru, et appi, sul on nii õigus. On tõesti niimoodi olnud, ma lihtsalt ei ole märganud seda näiteks. Aga vaata, kui rumal oleks see, kui ma paneks lihtsalt ennast niimoodi ütleks. Ei ole. Ei. Asjad on nii, nagu mina arvan ja ma sõidan üle ja kehtestan ja ei kuula. Ja see on mõttetu.
ma olen isegi seda töö kontekstis ära kasutanud niimoodi, et me oleme paar korda mõnede välismaalastega käinud koos söömas õhtust, kes on niisugused potentsiaalsed partnerid ja siis ma olen istunud sinuga koos pärast autosse ja küsin, no mis sa arvad nendest? Sest ma tahan teada sinu karakteri analüüsi tulemust, et mida sina sellest inimesest nüüd arvad. Ja sest, et juhina see on oluline, et kui ma valin endale näiteks partnerid üle maailma, et ma saan usaldusväärsed inimesed, kellega mul on hea pikaajalisi ärisuhteid omada. Usaldusel ju kõik see baseerubki. Ja millegi järgi ma pean ju seda mõõtma. Ja ajas on minu jaoks väga selgeks saanud, et sina oled väga hea selles. Et see on väga, väga tore. Nii et mulle väga meeldib see. Aga et koduasjades, laste kasvatamises täpselt samamoodi. Väga hea näide jällegi, me olime väga lähedal sellele, et kas panna Elli laste sõimerühma või ei. Ja viimasel hetkel sina ütlesid, et tead, ta ei ole valmis. Ma ütlesin, et okei, järelikult ei ole, ema teeb paremini. Mina ei hakka, ma jällegi oleks loll, kui ma ütleks, et me kindlasti paneme ja mida iganes. Ja tuleb välja, et siis nädal hiljem tal tuli selline mingisugune emmeduse, issiduse, läheduse perioodi vajadus, et kui ma oleks selle lapse pannud lastehoidu temast umbes eemale hoidnud või temaga vähem koos aega võtnud, mine see tea, mis see tema hingeelul oleks tegelikkuses teinud. Aga võt me hoidsime kõnni, hoidsime kokku ja me saime sellest raskest perioodist, mis iganes temal sees oli vaja kasvada üle ja läbi, ta kasvas sellest välja ja ta on tohutult terve ja rõõmus laps, seesmiselt ka. Nii et ma arvan, et nagu kõik need asjad nagu ikkagi näitavad seda, et sul abielu kontekstis ka, isegi kui mees otsustab ja mees on nii-öelda viimase vastutuse ja sõna kandja, siis kuula oma naist. See on nii oluline põhimõte. Tegelikult ka mehed, kuulake oma naist. 3. printsiip, ma juba tegelikult natuke vihjasin sellele, oli see, et mees vastutab. See tähendab seda, et pereprobleemid, naise probleemid, laste probleemid on sinu probleemid. Kui kodu on koristamata ja laua peal on meigitarbed ja pesemata nõud, siis ei ole niimoodi, et taldrikud on minu omad ja meigiasjad on naise omad, meigiasjad on minu omad, taldrikud on minu omad, kõik need asjad on minu omad. See on minu töö, see on minu vastutus, see on ju minu kodu. Järelikult mina pean vastutama selle asjast. Et seal ei ole nagu, ma ei jäta lohakile või juhuse kellegi muu nagu tarbeks seda, et mingi asi on kellegi teise nii-öelda vastutusala, on ju. Sest kogu vastutus on ju minu peal. Mina olen ju pere pea. Mina ju Jumala silmis vastutan kõikide asjade eest, mis siin on. Järelikult see on minu töö kõikide asjade eest vastutada. Ja see on päris palju asju. Aga ma pean seda teadlikult tegema ja nagu aru saama. Muidugi me peame lapsele ka õpetama vastutust, et ei ole niimoodi, et tema legod on minu vastutus ja tema ei pea kunagi õppima koristama, on ju. Et nagu ei, muidugi ta peab õppima seda, on ju. Aga samas see lihtsalt tähendab seda, et jällegi, see on minu ülesanne tagada, et ta õpiks seda. On ju. Kõikide nende asjadega meeste elus, see ongi tegelikult, see tähendabki juhtida. See tähendab teenida, panna teiste heaolu vajadus enda omast ettepoole, enda abikaasa ja enda laste oma ja siis vastutada, et kõik saaks korda ja õigesti tehtud. Arved oleks makstud, katus peal kohal, rõõmus meel, süda hea, abielu hea koha peale, sa vastutad selle eest ka, muide, see ei ole lihtsalt, ei ole niimoodi, et abielu on naise vastutada ja meest vastutab kõikide muude asjade eest. See on jällegi passiivsus, midagi mehed ei taha tegeleda, et võib-olla joostakse ära probleemides, konfliktsete vestluste või olukordadest. Ei aita sind, mitte kunagi, vastupidi, teeb ainult asju hullemaks. Sa pead nendest olukordadest rääkima, sa pead minema olema see, kes vestleb oma partneriga ka rasketel teemadel. Ja see teeb sind tugevamaks meheks, see teeb sind paremaks abikaasaks ja see teeb sind mehelikumaks meheks ka. Nii et julgen soovitada. Et ma võtaks kokkuvõtad need 3 sükest põhimõtet. Ütleks, et ma arvan, et need on niisugused üldised suured jooned, mida ma hoian ka. Väikseid kinke tasub kogu aeg teha. Ehk siis väiksed pisikesed, ma ei tea, šokolaadi, mingid kommid, mingid väiksed kingitused, asjad. Need muudavad palju, need toovad palju rõõmu. Ja palju rõõmu on vaja elus. Siis on iga päev ilus. Ja, aitäh nende mõtete eest. Väga hästi sõnastatud ja oskad väga kiiresti koha peal asju sõnastada ja oma mõtteid sõnastada. Väga hea oskus. Ma siia viimaseks teemaks tahaksin tegelikult tuua siukse osa sisse, et millised on need mingisugused väärarusaamised kristlastest meeste seas, et mina naisena ise olen, kui ma olen kuulanud mõndasid podcast'e või mingid abielukursusi ja nii edasi, et siis on väga palju erinevaid kristlasest mehi, kes suhtuvad kuidagi nagu meheks olemisse väga-väga erinevalt tegelikult. On see
alfamehissus levinud ja Andrew Tate Jep. tema selline meheks olemine on ju ja nii edasi ja kõigil on nagu täiesti erinev arusaamine. Aga võib-olla sina tooksid nagu mingid asjad välja, et mis on sinu arvates need väärarusaamised kristlasest meheks olemise puhul ja mis siis tegelikult peaks olema? Kui sul tuleb midagi mõttesse? Jaa, kindlasti on olemas sellised väärarusaamid. Ma ütleks esimese asjana siia selle, et esiteks väärarusaam, mida võib-olla vahetevahel ei sõnastata, aga oma käitumisega väljendatakse ja elatakse välja, on see, et naised on vähem väärt kui mehed või kuidagi vähem jumalale olulisemad või kuidagi vähem vaimulikud kui mehed. See on täiesti vale, nagu totaalne jama, sellepärast, et kohe, kui sa niipidi mõtled, siis sa võtad ära jumala töö teise inimese elu sees ja selle võimaliku potentsiaalse mõju meie maailmale ka. Nii et kui sa oled pisevalt väiklane, et sa ei suuda aru saada sellest, et naised tegelikult töötavad ka jumalaga koos, siis on aeg üles saada, nagu suureks saada, on ju. Et päris nii ei ole, et ikkagi naiste sees jumal toimetab ka ja nende läbi toimetab ka kogu aeg. Aga need väärarusaamad, see konkreetne väärarusaam tuleb väga mitmest eri kohast. On olemas sellised, ütleme, võimukaid inimesi, võimukaid naisi, kes proovivadki mingeid asju niimoodi üle võtta ja olla nagu kehtestada ennast kuidagi meeste üle ja kuidagi sellised veidrad võimudünaamikad on ju, et mõnikord on see. Peamiselt ma olen aga näinud, et sellised hoiakud tekivad siis, kui mehed seovad ennast tugevasti pornograafiaga, mis ei ole kohe üldse mitte okei asi, mida teha. See on võib-olla teine kohe väärarusaam on ju. Enese rahuldamine, pornograafia, kõik siuksed asjad ei ole piibellikud, ei ole jumalast ja ei ole head asjad. Need ei ole asjad, millega mehel tasuks ennast üleüldse siduda. Isegi ilmalikud mehed on hakanud aru saama sellest, et kulge kutid. Ei, hoidke eemale. See oli nii tore, kui Andrei sellest rääkis ju ka. Jaa, vaatasime Andrei Sevakini videot ja ta täitsa konkreetselt tats kaamera ütles, et mehed, minge võtke abi, et pornosõltuvusest lahti saada. Ükskõik, mis abi vaja on. Peas, et lihtsalt ära ole pornosõltlane. Nagu. Sama. Sellest on väljapääs, sa saad elada väga viljakat, rõõmsat ja toredat elu ilma selleta. Täiesti saame hakkama. Ja nagu see on üli väärt seda ka, sellepärast, et su elu läheb nagu teist värvi selle peale. Sest et siis sa rakendad oma ihasid õigesse konteksti ja siis sina oled nii-öelda oma koja ülem. Ja sa vastutad iseenda keha eest ja sa valitsed iseenda ihasid ja oma meeli. Ja see on väga mehelik asi, mida teha muideks ka. Nii et väär arusaam on, et alla anda ja lihtsalt järgi anda nendele asjadele, minna sellega kaasa. Sest kõik teevad seda. Ei tee. Ja ei tohigi teha ja me ei tohigi nagu normaliseerida seda üleüldse tegelikkuses. Täpselt samamoodi see mõjutab ka su mõttemaailma ja paljud mehed, ma tean, on silmitsi olnud sellega, et kui nad arvavad, et kui nad ei tee midagi, ei vaata midagi, aga mõtlevad teatud moodi. Pornograafiast, millest iganes, et see on ka okei, vahet ei ole, et ma ju ei tee midagi, see ei ole nagu... Aga vaata, see on ikkagi see koht, et see mõjutab sinu uskumusi, see mõjutab su hoiakuid, see mõjutab sinu suhtumist sinu naisesse, teistesse naistesse, üleüldse maailma. Sest et see on ju sinu peas, see on sinu südames, see on sinu sees ja kui sa annad sellele ruumi ja ei distsiplineeri oma mõistust olema puhas ja jumalakeskne, varem või hiljem see asi lipsab välja sinust. Ja siis on sellel palju suuremad ja halvemad tagajärjed. Et sa ei saa lasta sellele süksel väärarusaamal, pornograafial, perverssustel, sellel ei ole ruumi sinu sees ega jumala sees. Nii et lööme nagu platsi puhtaks jumalaga ka nendest asjadest. Et nii oma sees, oma hinges, vaimus, tegudes kui mõtetes. Igal tasandil peab olema jumala puhtus valitsema. Nüüd kolmas väärarusaam, mis ma võib-olla tahaks sisse tuua, on see, et mehelikkuseks tegelikult ongi ainult üks või teine olemisviis või hea olemisviis. Ja see on väga pihti portreeritud just enda poolt, nagu sa ütlesid väga kenasti, kes arvavad, või nagu on rohkem sellist alfa-isase tüüpi. Nagu, vaata, kui sina ei domineeri oma sõprade üle või kui sina ei ole igas ruumis kõige kõvem vend, on ju, et siis järelikult sa ei ole nagu ikka õige mees, on ju, või vähemasti kui sa ei proovi olla, kui sa ei teeni kõige rohkem raha või kui sa ei ole kõige võimukam. Jäta see jama endast alati kaugel, see on nii jama, Sa ei saa sellega mitte midagi erilist. See ainuke asi, mida see teeb, on see, et see vajutab täpselt sellele nupule, millest ma enne rääkisin, on see, et sa tahaksid võistelda teiste meestega. Ja see on normaalne, sest et see on mingil määral asi, mida sa jällegi, nagu ma ütlesin alguses, peaksidki tegema, sest et see teeb sinust parema mehe, aga see on lihtsalt selle nagu üle võlli keeramine ja tegelikkuses sa ei saa sealt erilist mitte midagi. Sa lihtsalt rikud suhtleid tegelikult sellega. Ja sa ei saa nagu, sa ei saa sealt midagi.
mehelikkuse viise on väga palju erinevaid, sellepärast et mehi on erinevaid, on ju. Mina tean ülimehelikke mehi, kellega kui sa alguses pealtnähad räägivad pehmel hääletoonil näiteks. Või noh, vestlevad selliselt siuksed alandlikul viisil või seal hakkad natukenegi kaevama nendega nagu veits tema karakteri sügavusse sisse, saad aru, et appi seal sees elab mingi selline sõdalane, kellega sa ei tahaks kunagi silmitsi seista. Aga ta lihtsalt esitleb ennast nagu malbe rahuliku alandliku mehena. Päris hea trikk tegelikult. Sa ei pea alati näitama kõigile kohe, kes sa oled niimoodi siuke alfa-isana. Et ei pea igas kohas oma võimekust kohe niimoodi näitama välja. Et see väärarusaam, mida ma tahaks väga nagu kummutada, ongi see, et sa pead tundma ennast mugavalt oma enda nahas. Ja kui sa arvad, et on olemas mingisugune universaalne mehelikkuse näidik, et see on mehelik või see ei ole mehelik või et ma pean täpselt nii olema. Sa pead, tõsi asi on see, et sa pead lihtsalt tundma ennast oma enda kehas, hinges ja vaimus enesekindlalt, mugavalt ja rõõmsalt. Ja siis, vot see on mehelik, sest sa oled rahulik, sest sa oled kindel, sa tead, kes sa oled ja sa tunned rõõmu sellest, kes sa oled ka. Sa meeldid ise endale. See on täitsa võimalik muideks. Meestena on oluline ka, et sa meeldid ise endale. Et see tekitab enesekindlust sulle. Ja enesekindluse ehitamine käibki niimoodi, et sa teed asju edukalt üksteise järgi. Sa algul alustad väikeste asjadega, siis suurtemate asjadega ja noh, nii edasi, see ehitab sind vaikselt üles, on ju. Ja saavutad järjest rohkem asju ja selle keskel su karakter kasvab. Sa arened, on ju. Ja alguses see on ja siis sa valid neid mõjutusi, mis sa oma enda ellu nagu lased ka, on ju. Et kui mingisugune mingi Andrew Tate Eestist tuleb, ma ei tea, kes ta on või mis ta üldse peaks olema, aga mingi selline figuur Eestist tuleb, ütleb mulle, et sa ei ole piisavalt mehelik, sellepärast, et ma ei tea, lapse saamisest saati värki kõhuke ees, on ju, või noh, siis ma nagu naeran, ütlen talle, et nagu edu sulle ka, on ju. Aga samas, kui mu naine ütleks mulle, et kuule, aeg trenni minna, no seda ma kuulaks. Sellepärast, et see on oluline vahe, kes seda sõnumit mulle nagu ütleb, on ju. Ja me peame jällegi mehena valideerima, et need infoallikad meie elus, kus need tulevad, mis nagu kaalukausil need on ja kes seda infot meile jagab, on ju. Ja vastavalt sellele tegelikult otsuseid tegema. Ja ma arvan, et viimaseks sükseks väärarusaamaks, mis tahaks välja tuua meeste puhul, on see, et asjad ise kulgevad hästi paika. Ei. Selle nimi on passiivsus, selle nimi on ma ei taha vastutada, selle nimi on ma olen arg. Asjad ei lähe kunagi ise paika. Sina pead ise aktiivselt tegutsema, töötama ja vaeva nägema selleks, et kõik oleks õige ja hea maailmas. Ja kui sa jääd seisma ja otsustad, et täna ma ei jaksa, selle nimi ongi laiskus. Et puhata võib, puhkama peab, aga puhkamine ei ole 24 tundi teki all olemine, filmide vaatamine või arvutimängud või midagi sükest. Muidugi mängi natukene, mina ka mängin, see on täiesti normaalne. Aga mõistlikkuse piires. Ära nagu hulluks mine sellega. Ja ole ikkagi vastutav mees selle kõige keskel. See on see kõige olulisem asi. Et ära jää passiivseks ei oma suhetes, oma kodus, oma elus. Elu läheb lihtsalt niimoodi mööda ja sa jääd ilma sellest. Et kraba ole mees, kraba pulli sarvist kinni. Hakka tööle. Wow, need on väga head mõtted. Aitäh, Näitja. Kas sa tahaksid midagi lõpetuseks öelda? Oma elu Jumalaga elamine on kõige väärtuslikum, olulisem ja parem asi, mida sa teha saaksid. Sellepärast, et sa paned iseendast midagi palju võimekamat, suuremat ja paremat, mitte ainult midagi, vaid kedagi enda elust palju suuremale kohale. Ja see tähendab võtta enda peale see kohustus järgida Jeesust ja Jumalat ja proovida saada tema sarnasusse. See on võimatu missioon, seepärast, et sa ei saagi seda kunagi. Vähemalt mitte siin maailmas, patu probleemi tõttu, aga sest sinust saab märksa parem inimene ja see, mis sa siia maailma endast maha jätad täna sellele, on nii kohutavalt palju positiivsem ja parem ja Jumala näolisem ja kõikidele kasu toovam kui see, et sa lihtsalt otsustad, et ma lähen selle maailma kurjusega kaasa. Nii et pane Jumala esikohale kogu täiega ja siis mine muuda maailma. Aitäh sulle tänase saate eest, aitäh teile kuulamast ja vaatamast. Näeme juba järgmine nädal.